No tänu, tehnikamaailma uus number, sedapuhku mootorratas esikaanel ja ma eeldan tegelikult, et vist praegu see maikuu number on ka kõige õigem aeg nendest rääkida. No vaadates tänavatele, mootorrattad on tänavatel ja loomulikult üks nüüd ka see number ja ka järgmised numbrid on tsikkel kindlasti nüüd jälle sees ja seekord teeme juttu Eesti luksustiklitest Renard, tuntud teatud nimi siin. Siin vaatame, mis on sel aastal Eesti tsiklimaailmas huvitavad toimuvad, millised on uudismudelid, milliseid sõiduprooviüritusi on tulemas. Noh, kui juba kaeratlaste peal on, siis on ka jalgratastest juttu ja loomulikult ka autodest, aga kui teise äärmusse minna, siis ka ühest hiiglastikust transpordimasinast, mille platvormi pindala on niisugune tagasihoidlikult sinna natuke üle 1000 ruutmeetri, nii et selline asjandusega liigutakse kosmosesüstikuid. Et on ka sellist sõidukid ja kui veel Ameerika mandrile minna, siis põhjalik ülevaade näiteks ka Ameerika mägedest, mis tegelikult küll juhitavad ei ole, aga teevad ka päris rajusõitu. No tehnikamaailmas täiesti sobib selline teema, aga ma nägin maastureid seal kaante vahel, kui palju nendest räägitud on? No sel korral proovisõidu rubriiki sattusid kohe päris mitmed maasturid järjest, tõesti seinast seina, et alates siin alumise otsas Suzukist lõpetades ülevalpool Land Roveritega ja ka New Yorgi autonäitus, mis siin eelmisel kuul aset leidis, ka üks ameeriklased on eluaeg maasturid armastanud, nii et ei saanud ega üle ega ümber kuidagi ka seal neljarattaveolistest autodest. Nii et üks põnev lugu muidugi, mida meil mainida võiks on, et teatavasti on Citroeni ajaloos üks selline põnev mudel nagu DS ja kuna ta sel aastal oma juubelit tähistab ja sellel aastal ka on nüüd lootust, et lähiajal peaksid esimesed Citroeni taagast vabanenud DS-id juba iseseisva automargina Eesti turulegi jõudma, siis on meil põhjalik ülevaade tagasivaatena, mis see automark endast kujutas ja miks ta on maailma autoajaloos nii suurt tähelepanu pälvinud ja mis tema tähtsus on. Ja vaadates seda, mis meil siin Tallinna tänavatel liigub, peagi tähistavad trollid oma suurt juubelit, 50 aastat on tulekul. Selleni me jõuame paari kuu pärast, aga selles numbris on meil päris põnev ülevaade sellest, milline oli bussiliiklus Tallinnas aastakümnete eest, kui meil tänastest Scaniatest, Volvodest ja kõigist sellist ristapuudest veel mitte midagi ei teadnud.